Tere taas! Tänane päeviku sissekanne on ühest unenäost. Ma ei ole hirmus suur unenägude nägija, aga ühel hommikul oli mul väga selgelt meeles uni, kus ma hoidsin käes suurt kala. Eesti mõistes suurt. Ma arvan, et see oli kas suur säinas või isegi võib-olla pigem siig. Aga suur ja hoidsin seda käes, nagu ikka kalamehed oma trofeed näitavad. Mõtlesin hommikul ärgates korraks selle peale, tuli väike kalale mineku igatsus, aga sinna see mõte jäi. Mõne hetke pärast tuli sõnum Paulilt, kes andis teada, et nad lähevad Aleksandraga jõe äärde kalasid vaatama, kes püüavad siis vastu voolu mööda kärestikulist jõge ülespoole liikuda, et oma kudemispaika jõuda. Tundus vahva plaan. See jõgi või oja asub meist umbes 5 minuti autosõidu kaugusel ja isegi siis, kui me sinna poole liikusime, ei seostunud see kuidagi minu unenäoga. Kohale jõudes ei paistnud mitte kusagil mingitki liikumist. Tuli meelde, et Johannes oli varem maininud, kui seda jõge vaatasime, et huvitav, kas siin lõhed ka on, ja see tundus kuidagi minu jaoks ebareaalne. Sama ebareaalne tundus see nüüd, kui me väikest veenires jõesängi vaatasime. Aga alustasime jalutuskäiku mööda jõekallast, aeg-ajalt kõrge kalda pealt ka jõeorgu laskudes. Peagi nägime tõeliselt suuri lõhesid vaikselt vees kulgemas. Ongi kalad. Nii surnud merepõhjas kui kuival ja ka elavatena oma rasket tööd tegemas. Võitlemas keskkonna vastuvooluga. Siin on inspiratsiooni mitmeks jutluseks, aga ma püüan end tagasi hoida. Tõeliselt vahval lõhede toimetamise jälgida, kuid tahaks ikkagi näha päris seda hüppavat lõhet, nii nagu filmides, kus karud neid püüavad. Selleks seadsime koha sisse väikese tammi juures, kuhu olid asetatud kivid just selliselt, et lõhed saaks siis tammist üle hüppata. Nägime ühte üritust, kuid see üritus kalale ebaõnnestus ja ta vajus vette tagasi. Veidi eemal tammist ootas otsustavale hüppele minekut 6-7 kala, kus nad puhkasid ja kogusid jõudu, aga ega me ei teadnud, kas nad teevad seda 2 minutit, 2 tundi või 2 päeva. Püüdsime olla kannatlikud, kuni ühel hetkel kargas veest välja ilmatu suur niiluse krokodill, tohutud lõuad pärani, silmis meeleheitlik pilk, ning sealt oli võimalik välja lugeda vaid üht soovi ära süüa üks rahumeelne telefoniga jõge filmiv turist. Igal juhul avastasin, et mul on võime kiljatada ehmatusest ja ega, nagu näete, ründavat kala ma filmile ei saanudki. Õnneks oli tugevama närvikavaga inimene Aleksandra, kelle telefonile vähemalt taandu mereelukas jäi. Ja siis tuligi meelde unenägu suurest kalast minu käelsas. See kala tahtis lausa mulle sülle tulla, aga mina põlgasin ta ära. Ja nii see on. Elu pakub meile sageli palju head, aga meie oma ärevustes, hirmudes, kahtlustes ja uskmatuses satume nii ähmi, et ei oska ega suudagi sageli kingitusi vastu võtta.